Hei, selline müstiline õhtu on käes ja ma otsustasin täna panna novembrikuu kaardid ära, nii et saad seda videot pärast järgi vaadata siin YouTube'i kanalil või Facebookis Heidi Blumbergi lehel. Ja täna on siis sellised kristalliinglite kaardid, see on siis Torin Virtua inglite kaardid ja tema kaardid mulle tegelikult väga nagu energeetikas hästi meeldivad, siis nad on hästi sellised puhta energiaga. Taotlused on hästi selged, hästi lihtne on neid kaarte tegelikult kasutada. Aga ma otsustasin siis täna, et ma ei ole novembrikuu kaardi laivis ja teinud, ma iga kuu teen siis YouTube'i kanalile ühe kaardi laivi, nii et tule subscribe'i on ju YouTube'i kanalile, kui sa juba oled siin, siis tšau-tšau, ma loodan, et sul meeldib siin, anna mulle teada, mis väärtus sa oled siit kanalil juba saanud, mul on siiralt hea meel sind siin kohata. Ja miks ma arvan, et need kaardilaivid on tegelikult hästi olulised, seepärast et vahepeal sul on ikka vaja nagu kinnitust, et asjad on õigel teel ja miks mitte siis usaldada kaarte. Sellepärast, et kaardid räägivad õigust, kui sa oled puhta energiaga ja neid tõmbad. Nii et ma olen täna täiesti selles kohas, et ma tahan sulle seda kaardilaivi teha ja ma arvan, mu energia on ka puhas. Ja mis on siis sinu roll seal kaardis, ongi see, et vali endale siis kaart 1-7. Et see tuleb hästi personaalne sõnum sulle. Kuidas ta tuleb, nii personaalne sõnum ongi see, et tänu sellele, sa valid selle sellisest puhtast kohast, siis mina saan puhtast kohast sulle ka kaardi vastuse anda ja kanaldada sulle seda infot. Nii et vali siis üks kaart, sa võid ka 2 kaarti valida, kui sa soovid. Vali siis, ütle mulle tšau, kui sa mind näed, kui sa vaatad järgi, siis ütle mulle ka tšau. Ja vali siis kaart, kas pane siia kommentaaridesse see kaart siis kas 1 või 2 või 3 või 4 või 5 või 6 või 7 ja sa võid ka mitu numbrit panna. Nii et võta natuke see aeg ja mõtle nagu ühenda nagu ennast oma südamega, oma tundega ja mõtle, millise numbri poole sind siis tõmbab see, jah. Millise numbri poole tõmbavad sind siis see energia, jah, täna õhtul siin, kui ma seda laivi sulle teen, kui sa YouTube'is vaatad ka, siis see ei ole tegelikult oluline, mis hetkel sa selle numbri paned, see töötab igal juhul õigesti sinu jaoks. Nii et anna mulle siis teada, mis sul see number on ja see esimene number on õige, et tihti inimesed mõtlevad, et kuidas ma peaksin siis, kui palju ma peaksin siis, mis numbreid ma peaksin panema, et see kõhkluse etapp on päris palju, siis mina nagu julgustan, et esimene otsus alati on õige, ja kui sa tunned, et mis see number sul parasjagu on, siis pane see siia kommentaari ja eks siis vaatame, mis sealt siis tuleb täna. Ja ma arvan, sa oled nüüd valmis, sest ma hakkan kohe sulle kaardi vastuseid andma. Nii et ma loodan, et sa võtsid selle aja, sa panid selle numbri siia kommentaari, kas YouTube'i video alla või siis sa panid äkki siia Facebooki, jah. Nii et mina siis omalt poolt siis hakkan siis vastuseid sulle nüüd lugema. Nii et kui sa valisid kaardi number 1, on siis tuli tagurpidi see kaart. Räägin ka, mis see tähendab, on selline heledus, tiigrisilm. Ja tiigrisilm, mul on üks lugu ka tiigrisilmaga rääkida, ma räägin selle loo ka siin ära selle kaardi juures, sest see lugu tahab kuidagi tulla sulle täna õhtul siia rääkima. Enesekindlus Jumala kindluse kaudu. Usu endasse, uskudes, et Jumal töötab sinu kaudu. Jah. Nii et tiigrisilm on, minul oli kunagi selline asi, ma leidsin Pärnu rannast. Jah, naisterannast leidsin ühe sõrmuse, millel oli hõbedane sõrmus ja tiigrisilmakivi oli peal. Ma alguses ei teadnud, mis see tiigrisilmakivi on, aga ma selle endale kätte lipistasin, et siis ma tundsin nagu sellist teistmoodi tunnetust. Kui sa oled kunagi kristallipoes käinud ja sa tead, mis on, mõnikord on see, et võtad seal mingi kristalli kätte ja see kristall hakkab justkui sinuga rääkima, siis mul oli see kivi. Ja siis ma nagu uurisin see kivi kohta ja tiigrisilm on selline kivi, mis võib sulle äkki tulla nii-öelda energiasse ja ühel hetkel ta võib lihtsalt ära kaduda. Nii minul ka see sõrmus lihtsalt jalutas kodust minema. Jah. Nii et tiigrisilm on siis selleks, et ta võimendab sinu enda ühendust ja energiat. Mina olen küll praegu selles kohas, et mina ei soovita kristalli igapäevaselt kasutada, mis ei tähenda, et sa ei või minna poodi ja neid tunnetada. Aga ma ütlen, et ära vii neid koju, on ju, et poes ka väga ilusti tunnetada.
tiigrisilm ütleb siis just, et kuidas sa saad luua siis seda ühendust kõiksusega, loojaga, universumiga, armastusega, selle valguse kanaliga, sellise lõppematu armastusega. Kuidas sa saad seda luua nii, et sa oled siin praegu selles hetkes, aga sa tunned, et sa oled täiesti toetatud. Ja, ja see on selline toetus, mis tuleb nagu nagu hästi-hästi tugev toetus, et sa saad aru, et kõik sinu sammud on toetatud, midagi halba sinuga ei saa juhtuda isegi, kui juhtub kõige hullem stsenaarium, on ju. See on selline toetus. Nii et ta ütlebki sellist kaarti, ütleb siis number 1, kui sa valisid, siis vali üks kaart 1-7, kui sa meid praegu näed, on ju, pane siia kommentaaridesse. Ma olen esimese kaarti juures nüüd enesekindlus Jumala kindluse kaudu, ehk siis sa tead, et sa oled toetatud, see on oma kaitseingel, me kõikidel on oma kaitseingel, on ju. Väga oluline, et keegi sind ka jälgib, on ju. Et kui sa kvantfüüsikat tead, siis asi või energia saab eksisteerida, kui keegi te jälgib. Nii et ma olen suht kindel, et sinu kaitseingel jälgib sind. Iseasi, kas sul selle kaitseingliga, kas see side selline on telepaatiline, on ju. Nii et usu endasse, uskudes, et Jumal töötab sinu kaudu ja mina arvan ka, et täna õhtul ka Jumal töötab minu kaudu, et ma saan sulle neid sõnumeid anda ja võib-olla see toetab sind praegusel hetkel siin, kui sa seda vaatad. Kui sa valisid siis number 2. Tšau, jah. Kui sa valisid 2, siis ma annan sulle 2 ka kohe. Ja 2 on, see tähendab, et kui sul oli eelmine kaart 1 oli tagurpidi, siis ma räägin selle ka ära. See 1 tähendab seda, et see ei ole su kaart, see ei ole sinu jaoks tõsise kaart. Ehk siis sa praegu ei tunne, et sa oled nii toetatud. Aga 2 tuli õigetpidi, nii kui sa valisid number 2, ja andke ka teada, mis sa oma kaardiks valid, et ma ära ei sega sulle 1-7, siis paneme numbrid, sa võid mitu ka panna. Number 2 kaart on selline ilus, roheline, näed, väga ilus kaart on. Ja ta on siis heaolu, käes on taastunud tervise heaolu aeg. Et see annab sulle nagu, see kaart tahab sulle öelda seda, et julge panna ennast heaolu energiasse. Julge ennast panna sinna heaolu energiasse, kui sa tunned, et sul on hea olla, jah. Sul peab olema hea olla ja tule sinna rahuseisundisse, et sa ei tunne, et sa tunne kogu aeg pead tegema, kogu aeg pead rabelema. See on see kaart, jah, see on täpselt see kaart, et sa võib-olla ilmselt noogutad, kui sa selle kaardi said, on ju, et ja saan aru, et võta aeg maha, kaart on see, on ju. Ehk siis naudi oma olemist, jah. Ja ma jälle tuletan meelde, et me oleme human being'ud, on ju, siis me oleme olemises, nii et ja oluline ei ole see nii-öelda see kogu see goal tracking on ju, vaid tegelikult see olemine on oluline, sinu enda enesetunne igapäevane, see on see kaart. Nii et käes on taastunud tervise heaolu aeg. Tšau, jah. Julgelt vali oma kaart. Kui sa valisid 3, nii et pane mulle kommentaaridesse, mis sa valisid, eks, siis ei lähe meelest ära sul, kui ma räägin siin ja uinutan sind magama siin oma jutuga. 3. Ilus sinine, on ju? Ja ta ütleb siis elu muutev arusaam või kogemus. Novembris on tulemas mingi elu muutev arusaam või kogemus. Käes on suure ja õnnistatud muutuse aeg ning Jumal toetab sind igal sammul, selline kaart. Et sa ilmselt oled midagi tegemas enda jaoks või midagi on juhtumas sinu jaoks, mis teeb positiivse muutuse. Jah. Nii. Kuidas need kõnetavad, kui sa valisid need kaardid? Anna teada. Number 4, jälle see on ilusalt rohelistes värvides. Ja ebatavalisus. Sinu unikaalsed omadused on oluline osa su elu eesmärgis, on normaalne end tunda teistest erinevalt ja olla teistest erinev. Number 4 vajab seda asja, et me oleme kõik hästi erinevad, on ju. Ja see erinevus on tugevus. See erinevus on tugevus ja erinevus võid olla väga-väga palju. Et me tihti ei märka oma tugevusi, on ju, nii et tugevusi, sa võiksid nagu endale välja kirjutada isegi, mis see tugevused on. Ja kui sa ei tea, mis su superpowerid on, siis ma peaks tegema laivi siis superpowerite kohta ka veel. Aga meil kõikidel on oma tugevused, on ju. Ei ole inimest, kellel ei oleks mingid tugevused. Juba väikesel lapsel, kui ta sünnib, on need tugevused, on ju.
nii et mul täna oli just hästi tore emmede membership'i kõne, kus ma ütlesin, et pisikese 3-aastase poisi tugevusi ja emme ütles, et jaa, täpselt nii ongi, need tugevused tal ongi, onju. Nii et võib-olla küll ei ole nagu praegu veel aru saada neid matemaatilisi oskusi, aga juba see, et ta tahab ehitada ja talle meeldib planeerida ja need on juba tegelikult 3-aastasel lapsel juba hästi näha need tugevused, onju. Tšau, Karmen! Nii, võtame 5. kaardi, nii et voilà, keegi juba valis, Eve valis vist 5, onju. 5. kaart on selline ja ta ütleb siis, et luba endal tunda kõiki emotsioone. Sinu tunnete spekter sisaldab sulle olulisi sõnumeid ja juhiseid. Nii et mäekristall tuleb, mäekristall on ka selline hästi puhas kristall ja ta võimendab siis neid sinu emotsioone, onju. Jah. Nii et mis need kõik emotsioonid siis on, et kas me peaksime tundma neid kõiki emotsioone? Mõtled, kui sa surud kogu aeg alla emotsioone, siis ühel hetkel nad purskavad välja ja nad ei pruugi pursata seal, kus sul on selline peidukas, onju. Olete kogenud seda, jah? Tuleb pursata välja siis, kui see on väga ebasobiv hetk, ebasobivad inimesed, ebasobiv olukord. See tuleb nagu vulkaan välja, onju. Jah. Nii, mis kaardipakk see on? Et selline kristalliinglite kaardipakk. Jah. Võib-olla sul endal ka olemas, jah? Nii. Siis võtame edasi, see oli 5, on ju. Mul on veel 2 kaarti teha, et valige siis number, kes hiljem tulid 1-st 7-ni on siis tänane ja võib ka mitu kaarti valida. Nii, nüüd mul on 6. kaart. See on nüüd hästi tähenduslik kaart ja hästi tähenduslik energia, kui sa 6 valisid. Siis on see sinu oma ja ta ütleb sellist asja, ole enda vastu leebe. Mis see tähendab, et ole enda vastu leebe? Sa oled palju üle elanud ning vajad aega paranemiseks ja taastumiseks. Et tihti, kui sa selle kaardi nüüd võtsid, siis mida see sulle siis nagu energias nagu tähendab, kui sa selle kaardi valisid, siis sa oled nagu push'id ennast, jah. Et see push imine võib su elus välja näha nii, et sa lihtsalt proovid kogu aeg nagu jõuga oma eesmärke täita, jah. Et see võib näha su elus välja umbes nii, et sa kogu aeg nagu proovid endale olla nagu selline noh, piitsaga ja präänikuga nii-öelda sõber, on ju. Aga see ei toimi väga palju meil enda puhul meil on vaja teha seda ninnu-nennu juttu, on ju. Et see on see enesearmastuse jutt, et kui ma olen endaga armas ja räägin endaga nagu 5-aastase lapsega, on ju. On ju? 5-aastase lapsega sa räägid väga õrnalt, ma eeldan, on ju. Vanasti pole räägitud, tänapäeval juba 5-aastastega enam ei pauguta uksi ja ei viida nurka, on ju. Et 5-aastasega proovime ikkagi rääkida nagu 5-aastase tasemel. Nii, kas see kõnetab sind? Nii, ja 7. kaart on ka selline kuld, vaata, kuldkaart. Nii, kes see valis 6, on ju. Jumalik sekkumine. Jumal saadab meile imesid vastamaks siirastele palvetele. Nii et selline sekkumine tuli õigesti ka, et sa tunned, et kui sa küsid abi, siis sekkumine tuleb. Nii et hoia oma intuitsioon selge ja vajadusel siis küsi abi. Ja üks võimalus abi küsida minult, et ma avasin just heidiplumber.ee lehele, kui sa lähed, saad broneerida tasuta 15-minutise kõne, et iga kolmapäeval ma olen neid kõneaegu pannud, nii et ma ei tea, palju homseks veel on, aga võib-olla on järgmisest nädalast, kui homseks ei ole, on ju. Nii et kui sa tahad, et ma aitan sind edasi, siis võid sinna kõne panna, see on täiesti tasuta ja kohustuse vaba. Ja nii tänaseks ongi. Ja ma annan teada, kuidas need kaardid sind kõnetasid. Ma soovin sulle ilusat novembrikuud. Kui sa jõudsid natuke hiljem see laivi, siis vaata see laiv järgi, see potsutab seesamas Heidi Blombergi lehele ja Heidi Blombergi YouTube'i kanalile ka homme. Nii et ma soovin sulle mõnusat novembrit ja sa võid kuu lõpus mulle kommenteerida siia video alla, kuidas see kaart sul täppi läks. Tšau.